Minu üheks töökohaks on raadios hommikuprogrammi toimetamine. See tähendab seda, et tuleb teha nii saate ettevalmistus, kuid see saade ka ilusasti eetrisse viia, mis muu hulgas tähendab ka puldis helikeeramist või intervjuude ettevalmistamist. Enamasti käin ma tööl jala. Ma püüan ikka oma 10 000 sammu iga päev täis saada. Vahel juhtub, et ma kõnnin isegi liiga kiiresti ja sellest tekib igasuguseid huvitavaid intsidente. Nimelt, mul on selline väikene probleem, et ma sündisin pimedana. See muidugi ei tähenda, et ma toas püsiks. Vähemalt tunni või poolteist ma püüan nädalavahetused ikka jalutada. Manööverdamiseks on mul head abivahendid. Valge kepp, mis aitab ümbruskonda tunnetada, siis sõrmenips, mis töötab nagu kajalood ja hindab erinevate objektide kaugusi. Ja peale selle on mul välja kujunenud sisemine GPS, millega linnaruumis orienteeruda. Ma olen loomult seikleja ja võtan alati kõik väljakutsed vastu. Käisime äsja sõpradega Amazonases seiklemas ja tegelikult neid isegi hoiatati, et kas nad ikka teavad, millesse nad end segavad. Ja tegelikult eks ma olingi sageli esimene, kes matkarajale tormas või pea ees kuhugi jõkke hüppas. Aga mulle meeldib elu täiel rinnal võtta, sest et me elame ju vaid korra. Jakob Rosin on pime, aga on sinust 5 korda aktiivsem. Mis on sinu vabandus?